Möödunud laupäeval selgusid pealinna parimad harrastuskorvpallurid, kui OpTibet Tallinna Rahvaliiga finaalpäeval mängiti välja mõlema divisioni medalikomplektid. Esimeses divisionis kohtusid kuldmedali heitluses põhiturniiri teine KK Pelgulinn ning 4. Park Minigolf, kes poolfinaalis suutis üllatada põhiturniiri võitnud ja lõpuks pronksiga leppima pidanud Medic Eestit. Peaaegu 100-pealise publiku ees kaotas Pelgulinn avapooleja küll 3 punktiga, kuid lülitas pärast vaheajapausi sisse järgmise käigu ning 37-13 kolmanda veerandi edu sillutas T103-85 võiduni. Esimene poolaeg me saanud, kuidas saab veel paremaks minna? Esimene poolaeg me saanud käima, aga meie meeskonna meil on võitjate mindset, et siis teisel poolel ikkagi suutsime paremuse maksma panna ja kindlasti Pelgulina fännid aitasid kaasa, et meil ei olnud muud üle, kui siin samas Pelgus selle spordijoones võit koju tuua Pelku. Oleme olnud finaalis 6 korda ja 4 korda tulnud siis võitjaks, et siin on teist valikut, et kui võitja. Pelgulinna kaptenina kullamängus 22 punkti, 7 lauapalli ja 7 resultatiivset söötu kogunud Henri Affen valiti finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks. Tema sõnul on individuaalne tunnustus küll tore, aga harrastustasemel on tähtsamad hoopis teised väärtused. Kindel on see, et MVP pärast ma kindlasti olen nii õnnelik kui sellepärast, et sai lahedat inimestega koos aktiivset sporti teha ja koos võit siis koju tuua. Tulevikuplaanid on KK Pelgulinnal suured ning Tallinnat soovitakse valitseda veel pikki aastaid. Seejuures esitati väljakutse pealinna parimatele harrastuskorvpalluritele, et Rahvaliigasse tuleks uut verd, mis aitaks konkurentsi tugevdada. No ma arvan, et eesmärk oleks vähemalt 10 korda võita siis Rahvaliiga ära ja korraldada nii palju, et taset tuleb tõsta, sellepärast et ma arvan, et ka korraldajatele ei meeldi, et on kogu aeg sama võitja. Et sooviks näha siis järgmisel hooajal uut värskenduskuuri uute ja paremate tiimide näol. Teises divisionis suutis tiitlivõiduga oma potentsiaali realiseerida Audentese meeskond, kes küll põhiturniiri lõpus võetud ühe tehnilise kaotuse tõttu sai play-offiks alles 5. asetuse. Finaalis kohtuti eelviimastega, kelle vastu suudeti lõpuks ära kasutada oma põhilised relvad ja võtta kindel 94-69 võit. Siis hakkas mäng liikuma, kui me saime kiirrünnakutes mängu käima. Et me algul võtsime liiga rahulikult mängu, et me lootsime liiga palju viskete peale, aga kohe, kui me hakkasime sisse murma, siis võit tuli selle pealt. Et vastane nagu ütleme siis kiirusega alla. No eks me domineerisime seda hooaega ikka põhimõtteliselt iga mäng, kui me seda olime. No me saime küll kaotusi ka, aga no eks jah, sellist meil on palju mängijaid ja on kohal ja ei läinud lihtsalt visked, aga me unustame selle ära ja siis mängisime oma mängu edasi ja siin me oleme, võitsime. Audentese mängiv treener Sixten Domingas tõi finaalis 26 punkti, 10 lauapalli ja 7 korvisöötu. Aga kullamängu kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti võitjate 20-aastane tagamees Karl Sooäär, kelle arvele jäi lõpuks 22 punkti, 12 lauapalli ja 5 söötu. Noormees sõnas, et tema jaoks on ka individuaalne tunnustus tähtis. No eks ikka oluline, see annab rohkem motivatsiooni juurde karjääris ja eks no muidugi oleks võinud parema mängu teha, et ma ise väga mänguga rahul jäänud endale, et visked ei kukkunud nii, nagu oleks tahtnud. Ja järgmine aasta uuesti? Kindlasti. Oodaks esimest tiivi mängida ja selle ka kinni panna. Isiklikus plaanis sind valiti?